Head sa maha kestusid lõpuks. Vau, milline publik! Tere, Tartu! Sa oled sellest nii palju parem kui mina. Ma olen lihtsalt hästi palju YouTube'ist vaadanud. Okay. See oli nagu see Apple'i vaata see, kui tuleb lavale see Apple Tim Apple. Tim Apple. Siis ta teeb ka niimoodi, et ta teeb seda plaksutamist nagu publikule ja siis ta lehvitab. Ja, nagu see on oluline. Ja ta naeratab. Ja sa ka naeratasid, ma olin kuidagi tusane. Väga oluline on see, et kui sa tuled teise inimese juurde, ta ei ole sind kas üldse näinud või pole tükk aega näinud. See on tähtis, et millise näoilmega sa lähened talle. Ma lihtsalt, need on sellised inimsuhtlus ABC, ma praegu lihtsalt kirjeldan sulle. Ma ei hakka loengut pidama, aga naeratus on parem kui tige nägu näiteks. Aga kas parem ei ole olla siiras? Ei, muidugi. Et väga hea, kui see naeratus on veel ka siiras. Aga kui ma olen kurb? No aga igale inimesele ei ole vaja välja näidata oma kurbust. See ei ole, kuidas ma ütlen? Viisakas. Iga inimene ei saa sind aidata tingimata. Okay. Ja see on ka ebaõiglane kuidagi läheneda teisele inimesele ilma, et sa võtaksid üldse arvesse, et kas tema saaks midagi peale hakata selle sinu kurbusega. Saad aru, sa lihtsalt ilmud kohale, sa surud talle peale oma kurbuse ja siis on tema ka kurb. Sa tegelikult teed maailma halvemaks. Kurvemaks. Jah. Maailm muutub kurvemaks kohaks, kui sa jagad oma kurbust vale inimesega. Ma saan aru, et see ettepanek on, et kui sa oled kurb, ole kodus. Kui sa oled kurb, ole kodus, lülita telefon välja ja korda seda seni, kuni kurbus üle läheb. Kui ei lähe, siis lihtsalt, siis on nii. Siis head aega. Lülitad vahepeal telefoni sisse, mõtled äkki nüüd? Jah. Ei. Ja. Lülitad välja tagasi. Me peaksime tegelikult tegema siis ka selle ametliku alguse. Ja võib rääkida. Selles mõttes, et täna on siuke jutu õhtu. Tulge kõik. Tervist! Ära kiusa inimesi. Ei, ma ei kiusa kedagi. Ja ma vaatan, kas meil on Facebookis ka keegi juba vaatamas. Ma panen korra mikrofoni siia. Ära mine. Teeme palun saada. Nagu täpselt 0 inimest vaatab. See nagu kohvi joonud vahetult enne siia tulemist, see on nii tüütu. Ma just mõtlesin, et siin on nii hea soe istuda, ma olen kerge uni peal. Okay. See äratas üles natukene. Kas me teeme selle ametliku alguse ka? Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Oota, kas ilma muusikata? Jah, mul ei ole seda muusikat kuskilt võtta praegu. Aga me saame ümiseda seda kuidagi. Okei. No. Sa oled muusik, milles asi on? Jah, oota, mis see, ma ei ole seda alguslaulu reaalselt 7 aastat kuulan. See käib niimoodi. Plänn. See oli nagu close enough, ma arvan. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi ja me oleme... saadet. Yeah. Ma ei tea, kas mikrofon võttis, see oli nii jõuetu. Milles asi on? Kas me ei meeldi teile? Ma arvan, et täna on, tead, see intervention öeldakse sellise ürituse kohta. Ma mõtlen, miks sa nagu suunad meie publikut nii palju? Las nad olla. No, nad tahavad ka magada. Yeah. Äkki nad on kurvad. Nad tulid kodust välja, nüüd nad kahetsevad, sest sa ütlesid, tegelikult oleks pidanud koju jääma. Ja ma olen igasuguseid asju öelnud, mida ma tegelikult juba soovin, et ma poleks öelnud. Kui te olete tänase õhtu jooksul kuulnud midagi, mis teile ei sobinud ja mida te lootsite mitte kuulda, siis ma vabandan. Ma lihtsalt tahan öelda nii palju. Samas see ei garanteeri, et selliseid väljaütlemisi... See ei kordu. Et see ei kordu. et olete ka hoiatatud ühesõnaga. Aga jaa, tere, see on nii tore, et te tulite. Me arvasime, et siia tuleb 4 inimest, aga tuli hoopis 8, nii et see on 2 korda rohkem. ja me ei ole tegelikult Tartus ju kunagi laivi teinud. Ei ole tõesti. Me oleme lihtsalt Tartus muid asju käinud tegemas. Me ei ole koos Tartus käinud, mul on siuke tunne. Me ei ole Tartus käinud kunagi koos, jah. Sul on õigus. Kas sa oled Tartus elanud kunagi? Vist elanud on palju öeldud, sest et ma... Magasid ükskord Pirogovil? Ma ööbisin siin ükskord 2 kuud järjest. Okei, no see on rohkem kui... Aga see ei ole elamine. Ja see oli siis, kui Vanemuise teatris käis Andres Noormetsa
kaldkriips William Shakespeare'i Othello lavastuse loomine ja kuna ma seal näitlesin, siis ma pidin elama seal Kuperjanovi tänava Vanemuise külaliste majas. Või noh, ma ei pidanud, aga see tundus mõistlikum, kui sõita Haapsalust iga päev Tartusse, sest ma ei tea, kui paljud teist on pidanud Haapsalust Tartusse või Tartust Haapsallu sõitma, aga see ongi kõige pikem ots, mida Eestimaa peal on võimalik ette võtta. Kummalisel kombel, kõige pikem. See on 2500 kilomeetrit, kui kaardi pealt vaadata. Lennul või mööda maanteed? Metrooga oleks 2500, aga kuna sa pead tulema autoga, siis see tuleb kokku umbes 4000. Ja jah, ühesõnaga, et... Ja see oli see aeg, kui sa jooksid mööda Tartu tänavaid ringi, kuulasid Baby Lõust, olid hästi vihane. Ja see oli, vaat seal ma õppisin selle õppetunni. Et ära ole vihane. Et ära lähene vihase näoga võõrale inimesele, sest et võib valesti aru saada. Sest et kui pargis jookseb, eriti kui on hämar ja küll nagu ikka, ma ei tea, reede õhtu purjus inimesed kakerdavad igal pool ringi ja siis sulle pargis jookseb vihase näoga inimene veel vastu ka ja ta leemendab näost ja on siuke... Oma ette kuidagi veel pomiseb mendid ja Gestapo mendid ja NATO mendid, NATO menti vist ei, ühesõnaga kõik need mendid. Et siis ja, inimene võib valesti aru saada, ta ei pruugi aru saada. Ei ole loomulik tõlgendada selle inimese näoilmet niimoodi, et küllap ta valmistub oma rolliks Vanemuise teatris. Seda küll, jah. Mitte ükski inimene ei tõlgendaks seda näoilmet niimoodi. Nii et naeratus on alati, ütleme, siuke parim visiitkaart. Ma tulin siia, läksin Karlovast läbi. Kõigepealt ma elasin kunagi Tartus, ma elasin Tartus 5 aastat kokku. Ja sel ajal, kui mina siin elasin, siis Karlova tundus siuke nagu veits nagu, siuke natuke run down. Ma ei teagi, mis eestikeelne sõna ei olnud veel gentrifitseeritud. Ei, eesti keelel ei ole vastet sellele kahjuks. Ja nüüd maha jooksnud, aga nüüd ta on gentrifitseeritud. Nüüd ta on gentrifitseeritud. Ja sinna oli mänguväljak tehtud, Rimi, kohvik, baar, erinevad kohad, kus saab juua nii alkohoolseid kui alkoholivabasid jooke. Minu arust üleüldse Tartu gentrifikatsioon algas sellega, kui siia ilmus Rimi. See oli lõpu algus. Võimalik. Varem inimesed käisid turul, suhtlesid oma vahel. Siis tuli Rimi. Turul. Ma mäletan kunagi geenitehnoloogia tudengid, sest nad on ilmselt lihtsalt ebameeldivad, käisid ja kiusasid turu inimesi niimoodi, et nad läksid turule ja küsisid, kas teie liha sisaldab ka geene. Ja siis turutädid vastasid, ei, meil ei ole üldse geene, siis nad omaette kihistasid naerda. Tundub lahe kamp, see geenitehnoloogiate kamp. Üldse mitte ärritav seltskond. Ja siis ma tulin sealt, Karlova tundus hästi tore. Ma räägin mänguväljak ja kohvik ja värki, et nagu siuke nunnu oli. Aga mis on nagu, millest ma tundsin kuidagi puudust või mis tundus nagu vale, oli see, et ma jõudsin Pirogovini, et kõik nagu enne Pirogovi tundus hästi õige. Ruuni pitsast sai osta jäätist. Seal ei olnud võimalik kaardiga maksta, vähemalt väljas, mitte sa pidid minema Ruuni pitsasse sisse, maksma kaardiga ära, tulema tšekiga välja, siis sul anti jäätist. Aga see oli nagu nunnu. Ja siis ma jõudsin Pirogovini ja see ei olnud täis purjus inimesi. Ja see kuidagi tundus vale. See on nagu, mulle tundub, et gentrifitseerimisega on liiale mindud Tartus. Mis me teha saaksime? Me võime pärast minna jooma. Et Pirogovil oleks rohkem purjus inimesi rohkematel nädalapäevadel või käib jutt ainult nädala lõpust? Millal sa tahaksid neid purjus inimesi näha seal? Teoreetiliselt peaks seal alati keegi olema purjus. Mis teooria see on, millele me praegu tugineme? Pirogov oli teadlane, võib-olla tal oli Pirogovi teooria. Ta oli arst vist, ma ei mäletagi enam. Ma kunagi Tartus elades mäletasin, miks Pirogov oli olemas. Kas ta oli ühtlasi ka alkohoolik ja tal oli palju alkohoolikut? Ei, ma arvan, et see on lihtsalt kokku sattumus. Okay. Hästi, jaa, ma ei tea. Ma ei tea, kui... Ühesõnaga, Tartu on ju tegelikult selline inimväärne elamiskeskkond. Siin on, kõik teavad, et siin on palju parem kui mujal. Kas sa arvad siiralt, et kui Pirogovil kakerdaks hästi palju purjus inimesi, et see nagu teeks Tartu veel paremaks kohaks? Jaa, Jah, arvan küll. Okay. Või tegelikult ma üldse mõtlesin, vaata viimane kord me rääkisime välikinodest.
ja siis natukene aega tagasi, mul on üks YouTube'i kanal, mida ma vaatan. See on Tartu YouTube'i kanal juhtumisi. Kas see on see kaamera, mis on lihtsalt erinevatel ristmikel ja saab vaadata Tartu linnapilti? Ei, okay. aga siin on, Tartus on paranduskelder ja nendel on oma YouTube, mille pealkirja vist Paranda, seda teeb seal üks noor mees nimega Irši. Ta teeb hästi ägedaid videoid ja viimases videos ta rääkis, et eestlased ei oska parki kasutada. Et Tartus on ka hästi palju parke, aga pargid on tühjad. Lihtsalt inimesed nagu käivad pargist läbi, aga keegi ei istu kunagi niimoodi pargis lihtsalt mõnusalt teki peal, ei pea pikniku, ei mängi pilli, ei ole pilves inimest selle jalkapalliga või ühesõnaga kuidagi imelik on, nagu, et tühjus on nagu parkides. Mul on reegel, et ma ei käi parkides, kus ei ole vähemalt ühte pilves inimest palliga. Mida ma mõtlen, vaata, see on nagu see häkissäk või et see nagu see lödipall. Tatart täis väike kalts, mis on palliks kokku mõeldud. Et siuke tüüp peaks olema ja ühesõnaga, et nagu ei ole, et põhimõtteliselt lihtsalt pargid on tühjad. See on nagu inimene ilma hingeta. Ja ma vaatasin seda videot ja mul oligi kohe nagu kurb olla, et miks ei võiks olla Eestis lihtsalt rohkem parkides inimesi niimoodi kakerdamas ja pikniku pidamas ja pilli mängimas ja ma ei tea, mis veel pargis võiks teha. Petanki mängimas. Kus on Eesti pensionärid? Miks nad ei ole pargis petanki mängimas? Vaat see on hea küsimus. Seda ma tahaks näha. Aga mulle tundub, et see pargi unelm, mida sina oma peas hellitad, on tegelikult Koplis juba ära tehtud ja võib-olla on viimane aeg tuua Kopli viimased sangarid Tartusse, et aidata natuke seda pargi elu järele aidata, et aidata järele aidata. Kas Kopli parkides on elu või? Seal enam ei ole, sest seal on aina vähem purjus ja häkisäkkidega pilves inimesi, seal on mingid pinksi lauad nüüd ja ühesõnaga inimesed kõnnivad oma lapsevangritega ja väga-väga siuke ebapargilik ja kuidas ma ütlen siis, nõme on jah, käia. Gentrifitseeritud. Rimi, kõnnid 5 sammu, näed Rimi ja kõik on selge. Kus on lähim Rimi Koplile? Kas Koplil on oma Rimi? Tegelikult seal Kopli liinide lähistel on Maxima ja alles siis tuleb Rimi. Rimi tuleb siis, kui sa sõidad natuke sealt Poolsaarelt ikkagi alla poole, lõuna poole. Lähed ikka rohkem linna poole sõnaga. Jah, linna poole ja siis enne seda, see on, te naudite praegu seda arutelu enne, see on üks paremaid, mis on. Me lihtsalt kirjeldame Tallinna praegu. Me nüüd kirjeldame erinevaid trammipeatuseid põhimõtteliselt. Me oleme Tartus olnud tund aega, me juba tunneme nii palju puudust Tallinnas, et me hakkame Koplit kirjeldama. Ja kus sa veel trammiga oled käinud? Nagu vaata Sõle tänavat mööda, on ju? Oled Sirbi peatusest läbi sõitnud ja lähed lõuna poole ja siis seal tuleb see tohutu ristmik, kus on ühel pool läheb siis see küngas või see kallak läheb niimoodi alla ja seal on see sadama ala, kuhu keegi ei tohi minna ja siis seal on need kraanad ja asjad. Ja siis on võimalik sõita Pelguranda ja on võimalik sõita Kalamajja. Ja vaat siuke tohutu ristmik ja siis seal on Rimi. Aga sealt see kurjus voolabki igale poole sinna Poolsaare tippu ka ja gentrifitseerib muud kui. Ma käisin. Vaata, mis juhtub, kui me ei valmista ette saate teemasid. Jah, tõesti. Geograafia tund. Jälle veel üks kibe õppetund. Ma loodan, et me õpime sellest midagi. Ma tahtsin rääkida sulle pargikultuurist seda, et see, mida mulle tundub, et see, mida sa igatsed siin Tartus ja eriti Pirogovi. Tegelikult ma igatsen Tallinnas, aga ma igatsesin Tartus ka. Okei. Et see kõlab nagu see, mis Koplis juba tehti ära. Ja see, mis Koplis toimus, oli see, et Oota, sa räägid nagu 90-ndatel, kui Koplis sai nuga, et sa arvad, et see on nagu see, mida ma taga igatsen või? Jah, las ma räägin sulle sellest natuke. Ma käisin Koplis ekskursioonil. Minu Viljandi Kultuuriakadeemia aegne kooliõde Hannele Känd tegi meile väga huvitava tuuri. Ta rääkis Kopli erinevatest tänavatest ja majakestest ja kalmistutest ja parkidest. Ja siis, kui me jõudsime sinna parki, mille nimi on Kasepark, siis ta ütles, et varasemalt seda üldse ei tuntud sellise nime all. Varasemalt oli selle pargi nimi Jookse või Sure park. ja nimi tuli sellest, et sa kas
jooksed. no meil on nii haritud kuulajad, et kõik juba haaravad. Sa ei nimesta, jah. Sa kas jooksed läbi sellest pargist või sa sured. Õnneks oli kõigil see võimalus valida, see on tore, et see ei olnud niimoodi, et jookse või ära jookse, sa sured niikuinii, see ei olnud selline park. See oli niimoodi, et kui sa jooksed, siis sa võid veel ellu jääda. Ja siis seal kõrges rohus, no see on väga siuke metsik park, kes on käinud, see on näinud. Ta on siiamaani meelega jäetud selliseks lopsakaks ja metsikuks, seal ei ole, iga nädal ei käi keegi niitmas, seal on pigem niimoodi erinevad, selline rikkalik taimestik, mis kohati kasvab sul täitsa niimoodi nina kõrgusele ja see kõik on väga kaunis tegelikult. Aga kunagi oli aeg, kus siis seal kandis, kui veel liinidelt sai rohkem erinevaid aineid, siis käidi sealt neid hankimas ja kõige mõnusam koht, kus siis neid aineid sai tarbida, oligi siis see jookse või sure park. Nii et kui sa läksid sinna eriti veel hämaras, siis seal muidugi midagi ei näinud ka, kuna need tänavalaternad ei need ei töötanud isegi ja siis igas põõsas ja iga rohututi taga võis olla mõni kuri narkomaan. Kui sa ütled ained, mida sa mõtled seal? Erinevaid aineid. Okay. Ma ei hakka nimetama. See on hästi frustreeriv, Jim, sellepärast, et vaata, see on nagu kuidagi minu hädaga sellega, et kui sa hakkad näiteks Eestis rääkima, et parkides võiks rohkem toimuda, parkides võiks olla rohkem, pargid võiks tihedamad olla, seal võiks rohkem inimesi ja põõsaid ja seda sama kõrget muru ja niimoodi. Et siis keegi hakkab rääkima sellest, kuidas igas põõsas on vägistaja. Tegelikult me ei taha neid joodikuid sinna istuma ja jooma. Murul ei tohi kõndida. Ühesõnaga, kõigil on mingi miljon probleemi, miks ei tohi pargis lihtsalt nagu rahulikult olla. Miks sa tahad ära rikkuda seda praegu jälle? Oota, nüüd ma vist küll jäin sellest, see mõttelõng nagu katkes mu jaoks. Kas sulle tundus, et ma tahan sellist pargikultuuri? Sa ütlesid, et see kultuur, millest mina räägin, vaata, et see on nagu selline. Mulle ei mulje, et sa tahad Pirogovi teha selliseks, nagu oli jookse või sure park. Ei, ma tahan, et Pirogov oleks nagu, teed nagu siuke nagu Prantsuse romantilises filmis, kus siukses valges ülikonnas noor tudeng annab oma musta pükskostüümiga naiskaaslasele valget veini ja nad löövad kokku ja nii tore on. Tead, siuke nagu ilus. Et niimoodi peenelt joobes siis? Jah. Okei, see oleks meid sellest alustada. Ainete tarbimine. Sest mul kangastus silme ette kohe lihtsalt mingi karjuv noortekamp, kes sa oled Tartus, siin ei ole niimoodi. Tõesti. Okei, siis ma panin täitsa puusse, ma vabandan. Jällegi, palun vabandust. Ma ei tea, mis mul viga on. Siis see on lahendatud. Okay. Pargid võiksid olla rohkem nagu minu unistused parkidest. Mis sind veel Tartuga seob? Rohkem nagu ei seogi. Okei, järgmine teema. Mis sa täna hommikuks sõid? Tegelikult on ju nii, et me saime 7-aastasteks. See tähendab seda, et nagu mu hea naabrinaine ütles, keda ma täna juhtumisi nägin, ütles, et siis te võite kooli minna, mis on tõsi. Ja sellist asja saab saatega kooli. Koolides on niigi, mul on siuke hästi pikad järjekorrad, kuhu me sisse saaksime. Ma tahaksin heasse kooli minna. Kas on mingid kooli, mis keskendub popkultuurile? Nagu ma vaatan, tead on tuntud siuksed nagu, kui sa tahad prantsuse keelt õppida, sa oled prantsuse lütsemisse või ma ei tea, teisi koole on ka. No, mulle tundub, et sellist kooli ei ole, kuhu me saaksime minna. Tegelikult see sama Kopli tuur, seal ka mainiti popkultuuri väga toredas võtmes, seal räägiti, et seal näidati meile Sepa tänaval ühte sellist maha põlenud maja ja siis öeldi, et siin kuskil oli kunagi üks baar, kus siis maffia-gängi liikmed ja erinevad narkomanid veetsid koos aega. Ükskord... Mõtle, kuidas sa koolini jõuad sellest? Oota, ma jõuan popkultuurini, aga et seal juhtus niimoodi, et üks narkomaan varastas kogemata, võib-olla
kusjuures mul on sama asi juhtunud, aga varastas kogemata ühe mafioosniku nahktagi ära ja kakerdas minema ja siis kättemaksuks olevat, see on selline linnalegend, olevat siis maffiagäng läinud jookse või sure parki ja löönud maha kõik narkomaanid, kes seal olid, pärast mida oli olnud jookse või sure pargis väga rahulik aeg mõnda aega. Ma ütlesin, et mul on sama asi juhtunud, tähendab seda, et ma olin kunagi haiglas. ma ei ole kindel, et ma suutnud seda narratiivi hetkel jälgida. See on siuke teadvuse vaba vool, Ivo, tule lihtsalt kaasa sellega. Okei, kõik narkomaanid tapeti ära, nahktagi oli varastatud, pargis oli rahulik, sina olid haiglas. Ja, et ei, sarnane asi, mis mul on juhtunud, on see, et ma olin haiglas, olin just tehti operatsiooni, et mu elu oleks edaspidi parem. Okay. Opereeriti mind, teisisõnu. Lõigati midagi küljest, et oleks parem olla. Ma ei taha laskuda detailides. Nagu narkomanid lõigati pargist välja, et seal oleks parem? See on päris ilus paralleel tegelikult. Okay. Ma ei osanud niimoodi vaadatagi sellele asjale. Okay. Olin mina siis pärast operatsiooni oma selles palati voodikeses. Toibusin. Ja minu palatikaaslane oli üks noormees, kes kõigi näitajate järgi tundus olevat narkomaan. Ja kui ma teda... Tal oli see häkisäkk oli kaasas. Tal oli häkisäkk, ta küsis, kus Pirogov on, kas oskate juhatada. Kõik märgid viitasid sellele, et on narkomaan. Ja enne operatsiooni ma nägin teda seal siis seda palli niimoodi kõksimas jalaga voodi serva peal. Ja kui ma ärkasin oma palatis, siis oli läinud nii see narkomaan kui ka minu nahktagi. Ehk siis ta lahkus haiglast, ta põgenes haiglast ja võttis minu nahktagi kaasa. Mul vist ei olnudki mingeid riideid seal pärast enam järel, nii et ma põhimõtteliselt selles haigla kitlis siis nagu läksin parklasse ja mu õde võttis mu ruttu auto peale. Tulid haiglasse ainukene riidese kaasas oli nahktagi? No nagu ikka inimene haiglasse läheb, selles mõttes sa ei pane ju mingit täiskosti... Keegi teist on näinud haiglasse täiskostüümi. Ma lihtsalt mõtlen, et... Sa paned selga selle, mida sa tahaksid taevasse kaasa võtta, kui operatsioon peaks valesti minema. Mul on su õest nii kahju praegu, see hetkel, kui ta sulle järgi tuli. Mina võtsin oma kõige kallima nahktagi ja see viidi ära. Ja mitu narkomaani sa kuskil pargis maha lõid selle peale? 7. Okay. Teades, et meil tuleb see sünnipäev. 7 on ka täna ju teema. ja, absoluutselt. Ma teadsin, et ühel hetkel meil tuleb sünnipäev ja on vaja 7 tükki ohverdada. Aga kuhu ma jõuda tahtsin? Oli Sepa tänaval üks paarikene, mis põletati maha. Ja siis, kui me jõudsime sinna punkti seal tänaval, siis öeldi meile, et ja siit väike Eesti popkultuuri trivia teile. Kas see nahktagi oligi juba popkultuur? Aga ei. Siit teile väike Eesti popkultuuri trivia. Siin baaris sai kunagi Peeter Võsa peksa. Appi tõi kaasa väga elava reaktsiooni. Šokeeritud. No nii oli. Peeter Võsa, kuidagi see on hästi tuttav nimi. Tähendab, giid ütles meile, et see on killuke Eesti popkultuurist. Kas ta oli laulja? Sina oled saatesarja Popkulturistid saatejuht. Filmi näitleja. Ja nüüd sa küsid selliseid küsimusi. Ma kuidagi millegi pärast hakkasid ütlema Peeter, ma kohe mõtlesin Peeter Volkonski, see kõlab nagu kuidagi loogilisem. Peeter Volkonski ja Peeter Võsa on erinevad inimesed. Okei. Ja seegi. et kui on üks asi, mis ma tahaks, et inimesed siit täna kaasa võtaksid, siis see on see. Aga millega Peeter Võsa tegeles? Kõige sellega, millega Peeter Volkonski ei jõudnud tegeleda. Okei, hästi. Ja. No võt, aga et millisesse kooli meid vastu võetaks, seda ma ei oska sulle öelda, elukooli. Okay. Mul on kuidagi nagu, mulle ei meeldi see elukool. Inimesed nagu kuidagi käsitlevad seda, see on siuke nagu huvitav, see on mingi spetsiifiline tüüp inimesi minu meelest, kes panevad omale Facebookis selleks nagu, kus sa koolis käisid, nad kirjutavad elukool. Ei no see on punane. Tavaliselt neil on nagu seal üleval seal selle bänneri pildi peal on Audi. Ja nad on kuidagi oma sellel profiilipildil hästi vihased. Ja.
Aga samas sa ei tea, kas see inimene oli Vanemuises proovis või ta oli päriselt tige, kui see pilt tehti. Sa ei tea seda. Jah, seda küll. Ja ei ole mõtet projitseerida oma, kuidas ma ütlen, hirmusid, eelarvamusi. Kas teie neid näitlejakoole ja värki nimetatakse ka elukooliks? Ei. Okay. See on rakenduskõrgharidus. See tõenäosus kaldub rohkem sinna teisele poole. Aga see on tõsi. Ma olen ka kuulnud, et inimesed, kes ikkagi käivad Tinderis ja otsivad endale kaaslasi sealt, et kui keegi seal on profiilile pannud, et elukooli kuldmedaliga lõpetanud, siis tavaliselt lükatakse, kuhu poole peab lükkama, et mitte näha seda inimest rohkem vasakule või? Meil ei ole väga Tinderi rikas publik. Siin ei ole inimesi, kes oleks kuulnudki sellisest programmist. Ma mõtlesin, et kas peaks Tartusse tulles Tinderi alla laadima? Mina ei ole, minu peast ei ole selline mõte läbi käinud. Okay. Imelikud ajad elus. Ma ei tea, mis must saanud on. Kuhu on kadunud see romantik minus, kes kunagi oli just nagu... Istus Pirogovil ja swipe'is. Istus Pirogovil ja swipe'is. Ma tahtsin rääkida sinuga tegelikult millestki tõsisest ka. Ma ei tea, kas sa oled valmis selleks. Olen. Tahtsin sinuga rääkida sinu käitumisest. Enne kui ma selle kaamera jõudsin käima panna, sa ütlesid ühe väga vänge sõna. Nii. Ja ma tahan küsida, et kas see on see, mismoodi sa arvad, et publikut tõmmatakse käima? Rõlgustega, roppustega, lamedusega, nilbustega. Ma saan aru, et see pole nagu Peeter Võsa kind of thing to do. Ei, sa oled ikkagi Peeter Võsa, ma arvan, ei oleks silmagi pilgutanud sellist vägisõna kasutades. Ta ei oleks hukka mõistnud sind. Aga sina mõistad, ma saan aru tegelikult, kui sellest kohast, kus sa juba alustad, su laused näivad olema laetud hukkamõistuga. Mu laused on laetud hukkamõistuga, sa saad täiesti, sa tõlgendad praegu täiesti õigesti minu suhtumist sinusse. Ja ma tahtsingi tegelikult, tahtsin paluda natuke kriitikat vastu. Et me oleme, et tegelikult selle saatesarja ajaloo jooksul, ja see ajalugu on nüüd 7 aasta pikkune, see on päris pikk aeg. Räägitakse, et 7 aastat on selline peatükk inimese elus. Usud sa seda või ei usu? Peale seda võib ära lõpetada. Pärast seda, sa võid nagu uue lehekülle pöörata, sa võid pöörata uue lehekülle. Nüüd, kus me oleme sellise uue lehekülle pööramise veerel, võib-olla vaatame natuke tagasi. Ja ma tahaks sult küsida, et nüüd, kus ma olen astumas uude peatükki sinuga koos, kas on midagi, mida sa tahaksid, et ma rohkem ei teeks? Kas sul on kriitikat minu käitumise pihta? Kas sul on tagasisidet, et nende 7 aasta jooksul, mil sa oled pidanud mind võõrustama oma erinevates kodudes, oma erinevatel veebiplatvormidel, sa oled pidanud aitama mind sinna ja siis oled pidanud taluma seda juttu, mis mu suust tuleb ja nii edasi, et kas on midagi, mida sa tahaksid, et ma lihtsalt lõpetaksin ära nüüd, kui me astume sinna uude 7. 7 on vale sõna, aga sa saad aru, mis ma mõtlesin. Sest 1 7 ei ole see, millest ma rääkida tahtsin rääkida 7 aastast. Aga nüüd ma juba seletan üle, ja sa juba ammu said aru. Ei, ma lihtsalt mõtlen, et me kuidagi läksime minu rõlgustest üle, et kas ma vabandan? Ei. Ära vabanda. Okay. Jää ise endaks. Hästi. Sest kui sa küsid, mida ma tahan, siis ma tahan, et sa jääksid selleks, kes sa oled. Aga kas sa tahaksid, sul on praegu võimalus toimetada natuke seda isikut, kes su vastas istub. Okay. Ei, ma olin selles suhtes segaduses, et sa kuidagi nagu ütlesid, et ma tegin valesti, siis ütlesid, aga kas ka minu juures, et ühesõnaga ma peaksin seda muutma enda juures, et ma ei ropendaks nii palju. Ma tegin sulle etteheite, aga mu soov ei olnud see, et sa nüüd kukuksid vabandama või hakkaksid käituma kuidagi teistmoodi. Ma olen siuke inimene, et mulle meeldib, kui keegi käitub valesti. Okay. See on minu thing. Ei, ma nagu mõtlen, et pärast kõiki neid aastaid sind võõrustamast ja eriti viimasel ajal, kui me oleme saateid salvestanud ja sa oled mu voodi peal olnud,
ja see nagu läheduse aste on nagu aastatega kasvanud. Et ja alati vaata, iga kord, kui ma seal külitan, siis ma ütlen, et salvesta mind nii, nagu sa salvestad oma prantsuse plikasid. jah. Ma olen seda nii palju kordi öelnud Ivole, et vahel ma näen, kuidas ta huuled ütlevad seda kaasa, et teab, et nüüd tuleb see lause. Siis ma peaksin, lihtsalt ma mõtlen, et prantsuse plikasid ma salvestan, siis ma panen nad nagu tooli peale istuma, et võib-olla siis järgmine kord proovime niimoodi, et see ei ole voodis. Oot, ära võta mult nüüd seda viimast jah. Päiksekiirt. Et ma nagu tõesti ei oska väga palju kriitikat esile tuua. Võib-olla ehk seda, et meie saate kuulajatelt tagasisidet kuulates paljud inimesed on mulle öelnud, et nad ei taha arvutimängude kohta nii palju kuulda. Yeah. Et see on nagu üks, aga eks me oleme sellest rääkinud ja ka lõpuks mina tahan seda, et sa oleksid, kes sa oled. Sealhulgas ka arvutimänge mängides. Et see on nüüd kuidagi minu süü, et me oleme rääkinud arvutimängudest. Ma ei mäleta, kes sellega alustas. See on nii huvitav, sest kui sellele 7 aastale tagasi mõelda, siis meie esimene osa, kus me arvutimängudest rääkisime ja ma tean, see ajab juba pooli kuulajaid närvi, et ma kasutan sõna arvutimängud, mitte videomängud. Aga et siis me esimest korda sellest rääkisime, me nagu rääkisime, sest kus me üldse nagu ei mängi neid väga. Ja siis sa läksid tööle arvutimängufirmasse. Ja siis me rääkisime rohkem. Et see on nagu siuke huvitav areng olnud. Ma ei tea, mida sellest nagu välja lugeda, aga see on olnud huvitav areng. Ja mul oli täna hommikul põhjalik vestlus arvutimängude teemadel ühe inimesega, keda võib nimetada kultuuriajakirjanikuks. See ei ole tema ainus tegevusvaldkond, aga laiem üldsus teab teda näiteks ütleme filmikriitiku ja teatrikriitikuna. Ma ei hakka nimesid nimetama. Aga meil oli Meelis Oitsalu või? Ei olnud. Ja ma ei hakka nimesid nimetama. Ja see ei olnud Peeter Võsa ega Peeter Volkonski. Okay. Aga meil oli pikk vestlus sel teemal ja siis me meenutasime seda, kuidas kunagi, kui Sirbis oli vahtkonna vahetus ja hakkas ringi liikuma jutt sellest, et nüüd tuleb Sirpi videomängu rubriik, kuidas kired lõid lõkkele ja kuidas inimesed läksid endast välja sellise väljavaate peale. See oli väga huvitav hetk. Ja siis see kultuuriajakirjanik, kelle nimi jääb praegu saladuseks, ütles, et kui tema Sirbi üle võtab, siis tuleb Sirpi ka arvutimängude rubriik. Nii et, seda pole ikka veel juhtunud, seda räägiti kunagi, aga ei tehtud siis? Ei, muidugi ei tehtud. Kas sa oled Sirpi lugenud? Mõõdukalt. Mida see tähendab? Vaata, see on üks nendest ajalehtedest, nagu, mida sa vahel leiad kuskil linna peal, laua pealt, siis ma vahel sirvin. Okay. Sirvin Sirpi. Ja see on mõõdukas? See on mõõdukas tarbimine, ma ütleks. Okay. Ehk siis... Mitte nagu iga nädalavahetusega. Aga pigem kord aastas, kui näed kohviku lauaserva peal, siis vaatad esikaant. See on mõõdukas. Sa jood vaikides vett. Jah, see on tee. Ühesõnaga, no et te kuulsite seda siit esmakordselt. See on see kvaliteet. Peeter Võsa võtab üle Sirbi. Et Peeter Võsa võtab varsti Sirbi üle. Ja Sirp hakkab rääkima ainult arvutimängudest. Ainult, rõksõna. Isegi niimoodi, ja asi on nii karm, et kui mäng tuleb välja mobiilil või konsooli peal, siis seda lihtsalt ignoreeritakse. Okei. Okei, arvutimängude jutu teemaks toomine on siis asi, mida ma peaksin lõpetama. See on nagu pigem lihtsalt, et ma olen saanud tagasi, et seda ei hinnata meie saate puhul väga kõrgelt. Et inimesed ütlevad, nad siis lülitavad välja või scrollivad edasi. Või? Nii, teeme kohe Gallupi. Teeme selle asja lihtsamaks. Tõstke käsi, kui videomängude kajastamine saatesarjas Popkulturistid ei ole teid häirinud. Siin on päris hea publik selles mõttes, nagu ei ole üldse probleemi. Aga need, kes ei tõstnud, põrnitsevad ikka väga tigedalt praegu.
vaat nüüd ma kahetsen, et me ei palunud Elol sebida siia turvameeskonda. Sest Elo veel küsis, kas me tahame, et siin oleks aed ees, nagu on rock-kontserditel. Ja kas me tahame, et oleks 4 G4S-i meest siin niimoodi. Kas G4S on veel mingi firma või? Kindlasti on. Okay. Ma mõtlesin, et äkki nad on mingi uus firma nüüd. Igal juhul. Me ütlesime, et pole tarvis. Ja nüüd ma kahetsen, sest ma kardan oma elu pärast. Aga mis see üks inimelu ikka väärt on? Jah. Meil on ikkagi mingid teemat vaja. Ma olen siuke tunne, me üritame otsida seda teemat ja lihtsalt nagu ei ole teemat. See on nii teistmoodi kui harilikult. Võtta selle, kui lihtsalt niimoodi astudes välja korra sellest nagu arutelust, mida ei eksisteeri. Siis kui neid live-salvestusi teha, siis on kogu aeg siuke tunne, et tahaks publikut naerma ajada, aga see on hästi halb mõte, sellepärast et siis publik ei taha naerda. See on väga... Me ei ole naljakad selles suhtes väga. Esiteks me ei ole naljakad ja teiseks publik ei taha naerda. Nii et milleks peale suruda midagi kellelegi, kes seda ei vaja. Ja vaata, keegi on öelnud niimoodi kaunid sõnad kunagi, et õigupoolest see on ühe luuletuse pealkiri, et armastus on asi, mis on müügil kallima hinna eest, kui on üldse raha olema. See on väga halb tõlge. Oota. Armastus, see kohe tuleb. Armastus on miski, mida müüakse kallimalt, kui on võimalik raha eest osta, sest raha on palju vähem. Ma ei oska seda tõlkida. See on inglise keeles. Armastus maksab rohkem, kui on maailmas raha. Aitäh sulle. Näiteks. Aitäh sulle. Jaa, et sama võib öelda naeru kohta põhimõtteliselt, et me üritame pakkuda midagi, mida meil niikuinii ei ole ja publikul ei ole ka valuutat, et seda endale võimaldada. Ja neil ei ole ühtlasi ka huvi tegelikult midagi sellist endale hankida. Nii et miks me surume peale midagi, mida me ei saa pakkuda inimestele, kes ei saa seda vastu võtta? Ma lihtsalt sellepärast mõtlesingi, kui me tulime siia, siis mul oli kohe nagu täitsa siuke mõte, et võiks olla ka üks publiku mikrofon, aga siis ma vaatasin neid kaablite pikkust ja ma vaatasin, et see vist sinna ei ulatu. Aga ma nagu pakun niimoodi välja, et me oleme põhimõtteliselt nõus ükskõik mis teemal vestlema. Kui see tuleb nagu publikust, lihtsalt keegi võib välja karjuda täiesti suvalise teema ja siis me räägime sellest, mis me sellest mõtleme, arvame. Täiesti vabalt, ükskõik mis teema. Ja vaat, ja see ei jõudnud praegu siia mikrisse hästi, ma siis sõnastan uuesti. Kas me räägime magamisest näiteks? Kas see oli ühtlasi ka teema ettepanek, et võiks rääkida magamisest? aga põhimõtteliselt kommentaar, mis tuli siit esireast, oli see, et inimesed harilikult jäävad jutusaadet kuulates, podcasti kuulates esimese 10 minuti jooksul magama, mis on tõsi. Ka mina sellepärast meie kuulajanumbrid kukuvadki peale esimest 10 minutit. Ja sul on nii peen statistika. Spotify's saab vaadata, jah. Et kas inimene magas kuulamise all või mitte? Esireast tuli siis ka rekordi eputamine rekordiga, et on õnnestunud 6 korda ühe podcasti jooksul magama jääda. Aga see kõlab juba natuke nagu see Christopher Nolani film Inception, kas siis kas see magamine käis niimoodi, et erinevatest öödest käib jutt. Ma arvasin, et sama öö ja siis mul tekkiski segadus, et kas see oli selline nagu langemine aina sügavamale unetasandile, et 6 korrust allapoole jõuti lõpuks selle podcasti ajal või siis, et jah, et ärkasid üles ja siis jäid uuesti magama. Aga See on meil olemas. Ja siin tuli kommentaar, et hea podcast on selline, mis on piisavalt igav, et ta ei ärrita sind üles, kui sa tahad magama jääda ja see on meil tõesti olemas.
jah, aga mitte nii igav, et sa hakkaksid omi mõtteid mõtlema. Kõlab samamoodi nagu. Meie ei mõtle küll üldiselt. Sest me lihtsalt täidame oma mölaga inimese, me nagu ummistame inimese mõtlemiskanalid ja isegi kui ta tahab mõelda omi mõtteid, ta ei saa. Selles mõttes tõesti meil on ideaalne produkt siin pakkuda ja esireas on üks inimene, kes magab ja mul on väga hea meelde pärast. ja seal ka, no võt, meil on 2 magajat saalis ja ma olen tohutult, see teeb mulle nii palju au. ma mõtlen seda, et mis on nagu kõige ebameeldivam uni, mis sul kunagi on olnud? Oskad sa seda nagu kirjeldada, kus on nagu kõige vastikum magada? Kusjuures, mul on... Kas sa magad üldiselt hästi? Ma magan üldiselt hästi. Ja siit tuleb veel üks Tartu lugu, et ma olen enam võib-olla ei ole asi nii hull, aga varasemas, kui ma olin oma nagu varastes 20-ndates, siis ma võisin magama jääda klõpsust ükskõik mis olukorras, ükskõik kus. Ja ma alustan siis kõigepealt Manchesterist. Manchesteris olin oma sõbral külas ja siis ta õppis parasjagu ülikoolis seal. Üks Eesti noormees, kellega ma käisin ka Tallinnas põhikoolis ja keskkoolis koos. Ühesõnaga õppis Manchesteris, kutsus külla ja siis seal oli üks selline mingisuguse raudteesilla all mingisuguses sükses väga tööstusliku välimusega sellises mingis raudtee angaaris oli siis selline tehnopidu, kus esines veel mingisugune tuntud Austraalia tehno ja transi DJ, kellest ma polnud kunagi kuulnud, sest et ma ei kuulanud sellist muusikat. Aga läksin sõbraga kaasa ja tohutu rahvamass oli seal ja see tundus olevat mingisugune nagu tähtis üritus ikkagi tehnosõpradele. Ja lõpuks, kui see peaesineja peale tuli, astus oma DJ puldi ette ja hakkas seal neid biite biidiga peksma inimesi vastu pead ja kõrvu, siis me olime täitsa seal puldi vastas niimoodi, et toetusime rinnaga vastu seda aeda, siis, mis oli pandud kaitseks sinna ette. Ja umbes teise loo ajal ma jäin magama, seistes püsti selle DJ puldi ees. Õnneks oli seal rahvast nii palju, et ma olin nagu igast küljest kaitstud ja toetatud. Nii et esialgu võib-olla ei olnudki arusaadav, et kas ma lihtsalt nagu naudin seda ülimalt intensiivset tehnot ja transi, millega mu kõrvu pekstakse või ma olen teadvuse kaotanud, mis oleks olnud halvem variant või ma lihtsalt tukun. Nagu siin kolmandik ma ei tea kuulajatest. Kas sellega ei ole mingit teemat, et püstielu magama jäämine on kuidagi tervisele halb? Ei ole, sest et kui sa oled hobune, siis see on okei. Ja kui sa oled tehnokontserdil ja sind toetavad teised tehnosõbrad, siis see on ka okei. Kuidagi on hästi armas stseen meeles, sellega seoses tuleb mulle meelde, kuidas teismelisena, mul oli ka siuke tunne, et mitte miski ei häirinud seda nagu siukest mõnusat magamist, et ma olin oma toas voodi peal, magasin, mul oli voodi kõrvale pandud 2 hästi suurt kõlarit. Nad mängisid hästi valjusti Beatleid. Ja ma magasin niimoodi, terve ülemine korrus põhimõtteliselt kuulis seda muusikat ja see oli mul niimoodi voodi kõrval ja ma magasin seal. Ja mingi hetk kärkasin üles, mõtlesin, et oi, näed, et muusika on mängima ja ma olen maganud siin ja tõusin üles ja läksin alla korrusele, kus elutoas mu isa kuulas enam-vähem sama valjusti John Lennonit ja magas. Nii et see oli kuidagi nagu mingi pereviga meil. Siuke nagu... Ei, miks ütled viga? Või no lihtsalt nagu, ütleme, lähenemine. See oli see, mis tegi teie perest pere. Jah, valju muusika ja kõik magavad. Aga ma lihtsalt hakkasin sellega mõtlema praegu sellisel nagu soojemal ajal. See soojas magamine on kõige hullem minu meelest, et nagu, et see nagu võtab selle võimaluse ära kuidagi päriselt puhata. Sest praegu ei olegi kõige hullem, praegu on siuke 25–28, see on tõesti mõnus, see on siuke suvine, eks ole. Aga Belgias elades olid need suved seal kuskil 30–40 midagi. Ja võt siis, kui sul on kuu aega kogu aeg üle 30, võt siis sa ei saa enam magada. See nagu hävitab ära. Siis ma läksin ka ausalt öeldes kuhugi kaubanduskeskusesse pingi peale magama, kus on konditsioneer. Okei, aga sa ei teinud seda ometi? Ei, ma läksin parki magama.
Pirogovi. ei, seal oli nagu, seal oli juubelipark, võtsin väikse veini. See ei olnud seal küll, tähendab, vaata, see ongi oluline, et alkoholi tarbimine Belgia parkides ei ole legaliseeritud, ta ei ole lubatud, aga ta on depenaliseeritud, ehk siis keegi ei karista sind kunagi. Sellepärast, et sa võid seal istuda sõpradega kultuurselt oma valges ülikonnas, pükskostüümis, seal klaase kokku lüüa, valget veini tarbida, keegi ei tule sind kunagi ahistama. Või tähendab, võib tulla, aga see on lihtsalt siis inimene, kellele sa võiksid politsei kutsuda, sest politsei ei tule sind ahistama sellepärast, et sa jood. Aga muud see tehnoloogu ei olnud teil lõppenud, sa nüüd tulid oma soojas magamise teooriaga ja mind jätka. Nagu ei olekski siin, ma ei tea, kas ma jätkan, on seal üldse mingit vahet? Seda ma ei oska sulle öelda. Ühesõnaga, Manchesteris ma magasin püstijalu, kuni mu sõber koputas mulle õlale, küsis, et kas ma tahan koju minna. Ja siis ma ütlesin talle, et ei, kõik on väga hästi. Sest et see on ka oluline asi, mida öelda, vaata, kui keegi küsib, et kas sa magad, et on vaja hakata seda eitama. See käib ka selle asja juurde. Aga Tartus oli, ma arvan, et see oli Draamafestivali ajal ja nüüd on sellest juba palju aastaid möödas, aga oli seal Lutsu teatrimajas oli väga vali kontsert, kus ikka nagu rokiti lava peal niimoodi rajult ja jõuliselt ja siis ma tundsin järsku keset ühte laulu seal, et nüüd ma olen väsinud ja siis ma lihtsalt istusin niimoodi rätsepistesse põrandale ja jäin magama. Mitte nagu mediteerija kuskil oliivipuu all mingil ilusal zen-budistlikul maalil, vaid lihtsalt niimoodi lääbakil õnnetult nagu kalts põrandal ja siis ümberringi ikkagi käis see süke melu ja ringi tallamine ja tore, et keegi mulle peale ei astunud, aga igal juhul muret tekitav. Ma ei tea, kas inimene peaks päris niimoodi igas olukorras ja igas asendis magama jääma. Ma ei ole päris kindel. Kui sa oled hobune, siis on okei. Aga kui sa oled hobune, siis on okei. Ja kui sa oled Manchesteris tehnokontserdil, kus inimeste kehad toetavad sind igakülgselt, siis on okei. Lutsu teatrimajas ei olnud okei. Nii et ma ütlengi, et Tartu on ainus linn maailmas, kus ma olen maganud ohtlikult. Kas Lutsu teatrimaja on ka gentrifitseeritud vahepeal? No see on Rimi ju nüüd. Siis on hästi. Lutsu Rimi. Siis on hästi. Jah, Oskar Lutsu nimeline Rimi. Ma ei oskagi magamise kohta muud. Magan päris hästi üldiselt. Vahepeal ei maga üldse. Aga siis jälle magan ja on okei. Magamise väärtus saab väga selgeks ka siis, kui ilmuvad majapidamisse beebid. Sa mainisid mulle ükskord, et sa pole mingi 10 aastat maganud või midagi. Jaa, et on kuidagi niimoodi jah, et selleks, et saada õigus nimetada ennast lapsevanemaks, sa pead andma käest midagi väga olulist. Ja selleks on süütuse. Selleks on süütus, esiteks. Kuigi ma arvan, et tegelikult tänapäeva teadusega on võimalik kuidagi nagu säilitada see ja ikkagi ühesõnaga jah, et mitte nagu... Kas võid adopteerida, tõsi, jah? Jah, aga saab ka kuidagi lihtsalt ju võtta välja inimese seest nagu kõik vajalik ja panna sinna praegu kuidagi väga kahtlased. Mida sa keerutad? Ma kätega näitan, kuidas tehakse lapsi. See on nagu nõid segab oma pajas seda mulksuvat rohelist vedelikku. Sa võtad suure kulbi ja sul on vaja suurt pada ja siis sa hakkad segama kokku, ütleme ausalt. Ja nii väike ja teile sündisid sina. Ei, ma tahtsin, et lisaks süütusele sa pead käest andma ikkagi oma unetunnid, kõik oma unetunnid minimaalselt järgmiseks 8 aastaks, aga võib-olla ka 4. Nii et see on huvitav. See muudab inimest, see teeb tegelikult inimese katki, mis selgitab nii mõndagi selle kohta, miks nii paljudel inimestel on oma vanematega väga halvad suhted.
sest et see on sinu süü lapsena, sina tegid oma vanemad sellisteks. Nad olid enne jumala normaalsed inimesed, siis nad ei maganud 10 aastat. Nad olid enne sinu sündi, usu mind. Ja tõesti, ma praegu räägin iga inimesega, kes siin on ja kes kuulab seda hiljem oma kõrvaklappidest või kõlaritest. Enne sinu sündi olid su vanemad nii normaalsed, sa oleksid tahtnud nendega olla sõber. Ma ei ole kindel, et see on tõsi, nagu alati. Ei, see on alati, see on alati tõsi. Okay. kui on üldse midagi, üks tõde maailmas, mille nimel ma oleksin valmis sõtta minema, surema ja nii edasi. Me panime selle eelmises saates juba paika, et see on see, et sa ei peaks oma lastega abielluma. Ei, see on meie erakonna alusprintsiip. Okay. Aga sõtta läheks millegi muu pärast? Jaa. Okay. Muide, ma ei tea, kui poliitiline on meie kuulajaskond, aga meil on Ivoga nüüd oma erakond. Mis selle erakonna nimi on? Me ei pannud erakonnale nime, me panime nagu 2 asja. Sa ei tohi oma lastega abielluda, see oli nagu põhiline. Ja kõige veidram on see, et kui me seda salvestasime, minu jaoks oli juba nii obviously nagu loogiline, et Eestis on abieluvõrdsus ära tehtud, et ma isegi ei osanud neid 2 teemat siduda naljakal kombel kuidagi, et nagu, aga... Paljud inimesed arvavad, et abieluvõrdsus, et nüüd see on tehtud, nüüd me ei pea abielust enam rääkima, aga minu arust on väga oluline abielutahk on... Sa ei tohi abielluda oma lastega. Jah, et kas me sellest oleme rääkinud? Kas me oleme kõik ühel arusaamal? See ei ole üldse kindel. Ma teeksin rahvaküsitluse. Ja tulemused üllataksid teid. Tõstatame päriselt olulisi teemasid, eks ole. Ja teine oli, et suitsetamine maybe. Et need olid nagu 2 asja, kuhu me vist oma erakonnaga jõudsime. Üldse ei ole hägune see suitsetamine maybe punktikene. No see oli natukene see probleem, et me mõtlesime, et võib-olla see on natuke liiga umbmäärane selle erakonna moodustamisel, et peaks võib-olla selle mingi seisukoha võtma, ma ei tea, suitsetamine nädalavahetustel. Või ühesõnaga, et mingi nagu natukene selgem seisukoha, me ei jõudnud selleni. Me ei jõudnud selleni. Nagu me ei jõudnud ka erakonnale nime valimiseni, aga väga oluline ongi see, et alustaks ikkagi sellest, et mille eest sa seisad üldse, mis on need väärtused, mida sa lähed kaitsma, mis on need võitlused, mida sa lähed võitlema ja siis mõtle nime peale, sest muidu see on kõik lihtsalt selline, kuidas ma ütlen, et sa tahad saada võimu ja tähelepanu millegi eest, millel puudub sisu tegelikult, aga me tuleme sisuga ja see on meie tugevus. Me tuleme sisuga. Sisuerakond. Sisuerakond. Me tuleme sisse. Eesti poliitikasse. Ja see paus on väga oluline. See 3-minutiline paus. Mis sa jaanipäeval tegid? Sujuv üleminek, aitäh. Ma olin kodus. Ma olin haige. Nice. Magasid? Ei maganud. Kusjuures ma olin ka kodus. Sest mul on lapsed. Ma ei maga, Ivo. Mul on 2 last. Mõtlesid, et saatsid jaanitulele ja ise? Ei, nad on liiga noored. Nad olid ka haiged? Nad olid ka haiged. Okay. Ja nagu ikka, siis alati lapsed toovad haigusi koju. Veel üks põhjus, miks te oma vanemad ära rikute. Kuidas vanemad üldse haigeks jäävad teie arvates? Lapsed toovad neid haigusi lasteaiast, koolist, igalt poolt. See on kohutav. Kusjuures nagu see on üks teema, mida kuna ma olen nagu kerge siuke germafoob, vist on see sõna või siuke nagu haiguste kart ja kerge. Et siis ma nagu vahel väldin lapsi, sest nad tunduvad natukene nagu disgusting. Kas sa tead, kuidas COVID alguse sai? Lapsest või? Oli üks turg, kus keedeti ära üks laps, et teha suppi. Kus sa seda kuulsid? Ma ei peagi, vaata, kui sa oled juba nii sisukas inimene, et sul on sisuerakond, sa oled sisutootja, siis sul ei pea olema mingit, sa ei pea oma infot tõmbama mingitest allikatest, sa võid ise olla see info... Content creator. Sa oled content creator, sa oled sisulooja. Ja ma lõin praegu sisu siin käigu pealt. Ja sellepärast inimesed meid armastavad, sest et nad kuulevad siin esimest korda asju, mida pole varem kuskil väidetud ega uuritud ega tõestatud, aga vähemalt nad kuulevad seda siit. Saad sa aru? Ja siis nad teavad seda. Ja see vabastab neid faktikontrolli, mõtlemise vaevast, faktikontrolli tegemise peale kuluvast ajast, sellest kõigest. Et see on tohutu võit, see on võit kõigile. Otse allikast, see ongi allikas siin.
räägitakse, et meie juttu, inimesed, kes ei räägi eesti keelt, on sageli öelnud, et nad uinumiseks panevad meie saate peale, sest et see kõlab nagu allikavulin. See meie jutuvada. Kas sa sellega mõtlesid lihtsalt praegu välja või? Käigu pealt. Okay. Sisu, baby. Sisu. Palun veel teemasid publiku sees. See on kuidagi ennast ära see elanud. Nii, kõik veel ei maga. See oli natuke passiiv-agressiivne see kõne, see hääletoon. Nii, okei. Et kui muust ei ole rääkida, siis võime rääkida arvutimängudest. Kõik inimesed veel ei maga, oli see. Okay. Aga see on see, mismoodi ma kuulsin seda. See tuli see sisu juurde. Ühesõnaga. Ma ei tea, kas me riskime, siin on vähemalt 4 inimest, kes juba on püsti tõusmas. Ja meil, kuna meid kokku on 8. Siis see on nagu ohtlik. Meie kuulajate seas on väga palju matemaatikuid, nad teadsid kohe, et see tähendab seda, et siis jääbki ainult 4. Ja kui neist 4-st veel 3 ka magavad, siis mida see tähendab omakorda? Arvuta nüüd välja. See on nagu see põhikooli eksam, mille kõik läbi kukkusid. No lähme siis, teeme nii, et julge hundi rind on rasvane. Räägime videomängudest. Okei. Ma ei ole mänginud ühtegi. Mitte kunagi? Ei, no nüüd mingi viimase poole aasta jooksul vist. Ja ma olen seda uut Zeldat ikka mänginud väga hoogsalt. On hea? Mitte eriti. See oli päris hea teema. Hot take. Hot take. See oli kuum võte. No sa ajasid mingid pooled inimesed närvi, kes päriselt videomängu mängivad. Puhata ja mängida saatesari läks suvepuhkusele. Nii et nad ei saa meid kuidagi nagu kottida selle peale. Nad ei saa kottida ja keegi peab ju siis nagu suvel tööd tegema, kui neil on nii väga vaja puhata. Puhata ja mängida saatejuht Martin Mets on inimene, kellega ma alati räägin sellest, et miks ta autoga sõidab ja ta saab alati pahaseks mu peale selle pärast. Miks sa räägid, aga miks sa küsid talt, miks ta autoga sõidab? Sest see on naljakas, kui ta pahane on natukene. Aga iga kord, kui sa teda näed ühesõnaga... Ja siis me räägime autoga sõitmisest ja ta räägib sellest, kuidas ta on lihtne maainimene ja tal on vaja Tallinna tulla vahel harva autoga. Ja siis mõtlen, et see on okei. Ja siis ikkagi küsid, aga miks sa ikkagi... Ei, lihtsalt inimesed ei usu, et minu meelest on autoga sõita okei, sest kõik vaatavad mul otsa, et ma olen mingi keskkonna inimene, siis ma olen kõikide autode vastu. Milliste autode... Aga ma ei ole. Kunagi oli aeg, kus me ei tohtinud rääkida keskkonnateemadel, kas nüüd võib... Paari kuu pärast. Okei. Aga sa natuke ikkagi mainis... Ma lihtsalt nüüd mööda minnes. Käis läbi sõna keskkond. No paari kuu pärast. Okei. Võib-olla lihtsalt selgituseks inimestele, kes ei saa aru üldse, miks sa ei tohi rääkida keskkonnateema. Meil on olnud erinevaid mõtteid rääkida keskkonnateemadel vahetevahel oma saatesarjas. Ja isegi tahtsime kutsuda... Ühesõnaga, las jääb üllatuseks. Me tahtsime kutsuda ühte punkarit, ühte punkmuusikut tahtsime kutsuda. Selle peaks ära külla, et rääkida keskkonna see oleks hea saada, mitte nagu see. Aga meil oli üks piirang ja see oli see, et Ivo ei tohi sõna võtta keskkonnateemadel. Lihtsalt selgita lühidalt, miks see nii on, sest muidu see... Tegelikult seda piirangut otseselt ei ole, aga kuna ma olen keskkonnaametnik, või ametnik, kes tegeleb keskkonnateemadel, siis teoreetiliselt me küsime selle saatest raha, vaata, meil on Patreon. Need inimesed maksavad sellest, aga kui ma räägin keskkonnateemadel, siis teoreetiliselt riik nagu juba maksab mulle, maksumaksja juba maksab selle eest, et ma räägin keskkonnateemadel. Et kui ma 2 korda inimestelt raha küsin sellest, siis see on lihtsalt ebaeetiline. Mistõttu meil on 2 varianti, kas ma räägin keskkonnast või siis ja me ei küsi Patreonist raha, või siis ma ei räägi keskkonnast ja me küsime Patreonist raha ja me tahame rikkaks saada, vaata. Ja lisaks sellele mul on alati selline tunne... Sellepärast meil on täna tasuta üritus. Et see on nagu keeruline, et nagu vahet teha, et kas ma räägin siis nagu oma isiklikust arvamusest või siis ma olen nagu ametnik, kes esitab riigi arvamust. Et see tekitab hästi palju segadust ja seetõttu me ei ole rääkinud keskkonnast.
ja aga tegelikult riiki ja inimest ei saagi ju lahutada. Mina söön riik või? Me kõik olemegi Eesti riik. See on ka tõsi, jah. Ja see, kust sa palka saad, sellest mul on täiesti ükskõik. Ma vaatan sulle otsa ja ma näen sinimustvalget. Mis on väga oluline ja need värvid tulevad eriti hästi praegu esile, kuna on laulu- ja tantsupeo selline nädala lõpp, ütleme nii. Me võime endale kuidagi nagu lohutuseks öelda, et ma ei teagi, kas me peame midagi endale lohutuseks ütlema. Ei pea, võib lihtsalt pai teha endale. Jah, võib küll. Kas sa oled käinud kunagi laulu- ja tantsu peal? Oled sa üks sellest inimestest, ma olen seal laulnud. Kooris? Ma olen seal laulnud ja tantsinud. Ma olen laulnud laulupeol ja tantsinud tookord, kui oli see meeste tantsupidu. Okay. Sest et nagu suurel, siis ei olnud feminism veel eriti oluline Eestis. Sa oled seal nagu Tallinna lauluväljakul selle suurel laulu- ja tantsu peal laulnud? Absoluutselt, jaa, koolipoisina. Kas sina siis ei ole? Ei ole, kunagi ei ole. Kes siin viibijatest on laulnud või tantsinud laulu- või tantsu peal kunagi? See on päris suur hulk jällegi. Meil on kuidagi, see on alati see kätevärk nagu toimib täna hästi. Kätevärk toimib väga hästi. Ja lihtne on lugeda ka, kui on ainult neli kätt, keda on vaja kokku lugeda. Viimase arvutusjärgi oli -1. Lihtne matemaatika on mu lemmik matemaatika, ausõna. Piirdume numbritega 1-10, ärme lähe hulluks. Kuna ma olen pahas tujus täna, eks ole? Ma ei saanud aru. Nüüd siis lõpuks äkki. Aga et siis ma kuidagi nagu tunnen, et ma tahan hästi kriitiline olla. Ja ainuke asi, mis kui ma nagu tahan laulupeost rääkida, siis ma tunnen, et ma tahan kriitiline olla. Viimane kord, kui ma laulupeol olin, see oli väga palav päev, seal hästi palju inimesi, seal hästi paljud inimesed olid sinna nagu tulnud. Tõesti nagu kuidagi kannatama mulle jäi siuke mulje. Ei, see on lihtsalt Eesti elu. Et me oleme tulnud siia kokku, et kannatada. Ja siis ma mõtlen, olidki nagu imikutega tuldud nagu sinna rahvamassi sisse, kui väljas on 30 kraadi kuuma päikese alla. See ei tundunud mulle nagu ratsionaalne. No tead. See on jälle see paha tuju, mis mus viriseb praegu. See on see paha tuju, see on see Grinch, sinist laulupeo Grinch. Tahaks nagu ära rikkuda seda laulupidu kõikide jaoks. Ivo Krustok tahaks laulupidu ära rikkuda kõigi jaoks. Pane tähele. Kas me võime selle erakonna sisse 7 minuti pärast erakonna sisselaskjad asutaja Ivo Krustok Kroonikas. Ei, miks Delfi esilehel? Kroonika on ka Delfi. Te kuulsite seda siit esimest korda. Ma ei ole kindel, et nad kuulsid. Delfi on Kroonika ammu olnud. Oota, ära nüüd. Kuulsid. Ma tahtsin laulupeost rääkida veel nii palju, et ma käisin seal vastumeelselt tegelikult. Laulmas või vaatamas? Ma laulsin vastumeelselt. Okay. Vaatamas ma olen käinud vabatahtlikult. Aga meil oli koolis niimoodi, et kes vähegi pidas viisi, see pidi käima kooriproovis. See on isegi sõltumata sellest, et laulupidu kas oli tulemas või ei olnud. Lihtsalt meil oli koolil hädasti vaja sellist esinduskoori ja kes vähegi pidas viisi, see kupatati sinna kooriproovi pärast tunde. Ja kui sa püüdsid sealt kõrvale kuidagi viilida, siis hakati ähvardama, et sa saad puuduliku hinde muusikatunni eest tunnistusele, mis omakorda rikub ära su tulevikku, sest et su keskmine hinne langeb kolinal ja sind ei võeta mitte ühtegi ülikooli vastu ja sa lõpetad kraavis. Mis hinne sulle puudulikkusena anti? Muusikatunnis. Muusika eest anti sulle sellest? Nojah, sest koorilaul on muusika. Jah. Et see oleks olnud imelik, kui ma oleks keemias saanud puuduliku selle eest, et ma koorilaul. See on tegelikult imelik, et sa said selle eest ka muusika. Ei, ma ei saanud seda puudulikku. Sest sina laulsid. Mind ähvardati, et ma saan. Aga kui sa viisi ei pea, kas sa siis saad automaatselt puudulikku või ei, siis sa saad oma võimetele vastavalt lihtsalt mingi toreda hinde. Kas sa lihtsalt mööda laulda ei saa, kui sa esimese tundi läheb? Juba hilja oli. Olla võin, kui jää ja tuliku. Niimoodi teed lihtsalt. Läks kuidagi selle saate tegemise tuju. Kõigi unistuste. Ei. Tuum. Ei. Meil oli väga tore
enda anda sulle. koori eestvedaja, koorijuhendaja oli legendaarne Tiia-Ester Loitmäe. Shout out Tiia-Ester Loitmäele, kes on üks vapustavamaid inimesi, keda ma olen oma elus kohanud. Tere, Tiia. Väga, ühesõnaga, täiesti erakordne inimene Eesti kultuuris. Nii et see oli suur rõõm ja au olla temaga laulukoori proovides ja minna ka laulupeole, aga ma ei tahtnud laulda, see oli oluline. Ma tegin seda vastumeelselt, sest mind ähvardati. Ja laula või sure? Laula või sure ja sa võid ette kujutada, millise entusiasmiga ma siis lõpuks seal laulukaare all laulsin. Umbes nii, nagu mina praegu Silvi Vrait. Umbes niimoodi. Ja mis mind veel... Mul on tegelikult nüüd kahju, sest see on väga ilus laul. Ma nagu tunnen, et ma rikkusin seda. Mul on tunne, et me räägime 2 erinevat juttu paralleelselt, aga see on ka okei. Sest et tänapäeval inimestel ongi see tähelepanu kestus on väga lühike, see aknakene on väga lühike, see on umbes 2 sekundit. See on nagu, et TikTok on muutnud inimkonda jäädavalt. Ja selles mõttes on hea. See kõlad nagu buumer. Et me räägime 3 nüüd juba 3. Noored ei pane mitte midagi tähele. Nendel on 2 sekundit, see on täpselt see TikTok. Mingit loogikat ei ole nende meeldib TikTok. Jutu lõigukaste järgnevusel. Oluline on lihtsalt see varieeruvus, et tuleks uus teema peale. Kui kaua sa nagu seal kooris siis laulsid niimoodi, et sa olid sunnitud? Ma laulsin seal aastaid, aga kui ma seal laulukaare all olin, siis mis mind veel häiris väga oli see, et mingil hetkel ma märkasin, et vaata, kui te olete vaadanud laulupidude ülekandeid, kui te olete parasjagu olnud kodus ja pole ise laulnud seal, on ju. Kui olete näiteks kurk valutas ja jäite koju, et siis seal alati näidatakse, et kes kõik siia kokku on tulnud, kes kõik laulavad, on ju, ja siis seal alati zoomitakse sisse ka nägudele, mis näevad välja, ütleme, väljamaised. Siis sind valiti kohe välja. Näe, vaadake, see pole eestlane, te ka laulab. Ja üks kaameramees leidis mu üles ja ma nägin selle läätse pealt, kuidas ta aina zoomis. Ja see vähe selles, et mulle ei meeldinud laulda seal, siis mulle ei meeldinud ka see, et see kaameramees ainult zoomis lähemale ja lähemale. See oli ka üks elukooli meestest. See pole ju eestlane. Sest et ta tahtis näidata, et vaadake, kui huvitav üritus meil siin on. Isegi aafriklased laulavad praegu meie. Ja siin tuleb meie Ghana delegatsioon. Lippu lehvitades ja lauldes. Vaadake, kuidas see Ghana poiss lõõritab. Kas ei ole ilus vaadata /kole, oleneb kummal poolel seisad. Oleneb, keda sa valid, kas sisuerakond. Ja mis ma siis tegin, oli see, et nagu ma peitsin ennast oma ees oleva laulja selja taha. Kes oli see ilus blond piiga, nii et kõik oli okei. Jah, kes nägi välja nagu see vene juustu Ghana tüdruk. Eesti juustu. See on vene juust. On. No oleneb jällegi, kummal poolel seisad. No Eesti, olgem ausad, Eesti ongi. Mille pool piiri või? Oota, aga see teema hästi huvitab mind praegu. Ma peitsin ennast enda ees oleva laulja selja taha ja laulsin talle kuklasse kogu ülejäänud laulupeo aja. Mis järgmine aasta sai? Laulupidu ei toimu igal aastal. Järgmisel aastal ma olin kooriproovis, sest et mind ähvardati uuesti. Okay. Ja selline oli minu lapsepõlv. Mul oli väga raske lapsepõlv. Mul on, kusjuures see ongi nii näljaks, võib-olla üks põhjus, miks mul kogu see laulu- ja tantsupidu ei tekita väga intensiivseid emotsioone ja ma väga sinna ei tiku, ei kuulama ega vaatama ega laulma ega tantsima, on see, et algkoolis meil oli ka, ma ei täpselt ei saa aru, kuidas see niimoodi toimus, aga mu ema pani mind tantsuklassi. Nagu sul olid algkoolis nagu erinevad klassid ja selle asemel, et öelda, et lapsed õpivad, olid nagu lauluklass ja tantsuklass ja mingi klass siis vist mis ei teinud nagu midagi. Ja võimalik, et näiteks need samad lapsed, kes sinna lauluklassi läksid, nad olid samamoodi nagu sina sunnitud laulma, meie olime sunnitud tantsima. Et see ei olnud nagu, see ei olnud arutelu all. Et nagu meil oli tantsutund ja sa pidid sinna minema, muidu sa said puudulikku. Ja meil oli hästi, kui sa räägid, et sul oli väga nagu tore koorijuht, siis meil oli hästi ebameeldiv tantsuõpetaja. Nagu tõesti, nagu ääretult ebameeldiv. Võib-olla oli asi selles, et ma olin laps ja
ta karjus mu peale. Aga see oli nagu... Võib-olla ta lihtsalt oli ise lapsevanem. Võib-olla kunagi oli. Ta oli kodus ära rikutud. See minule tol hetkel ei olnud oluline, aga mind nagu pani... Üldse see, nagu mul on selle tantsuklassis olemisega nii palju nagu siukseid veidraid mälestusi. Näiteks see oli minu esimene nagu kogemus sellega, et kuidas valida nagu kaaslast. Et kui me läksime esimest korda tantsutundi, siis kõigile pandi kaaslane, nagu et sina oled poiss, sina oled tüdruk, teie koos tantsite. Ja siis järgmine tund, kui ma kohale läksin, siis mult küsiti, et kellega sa paaris olid. Ja ma ei mäletanud, sellepärast, et meil oli klassis mingi 4 või 5 erinevat inimest, kelle nimi algas sõnaga Mari. Või vähemalt nagu Mari-Liis, Mari, Maris, Maarja-Liisa. Ühesõnaga mingi hunnik, nagu väga sarnaseid nimesid. Ja siis ma lihtsalt valisin kõige nagu ilusama tüdruku klassis, kellel oli sarnane nimi. Ja siis ma tantsisin temaga järgmised 4 aastat. Nüüd see oli nagu üks nagu lähenemine kogu sellele tantsutunnile, aga kogu see nagu kogemus lihtsalt niimoodi traumeeris mind, et ma ei ole enam võimeline kunagi rahvatantsu tantsima. Ma ütlen, et sa ei ole võimeline endale kaaslast valima. Ka see võib tõsi olla. Aga see nagu kogemus traumeeris mind niivõrd, et nüüd mul isegi tantsu peale minemine on vastumeelne. Kui ma näen nagu inimesi rahvatantsu tantsimas, ma tahaks ära minna. Terve vald ja ma lähen ära. Mina olen üldse olemas tänu rahvatantsule. Ma tahan ainult seda öelda. Et ma ei saaks kunagi nii mürgiseid sõnu loopida rahvatantsu. Sa oled olemas tänu rahvatantsule. Et su vanemad tegid sind tuljakut tantsides. Selle... Võtsid suure kulbi ja nad on tänase päevani süütud, mis on väga suur saavutus. See tuljaku värk. Terve vald on kokku aetud. Minu vanaisa oli rahvatantsu õpetaja ja rahvatantsude väljamõtleja. Kas ta oli ka oma õpilaste vastu ääretult ebameeldiv? Ei olnud. Ta oli väga, teda armastati ja tema kohtus mu vanaemaga rahvatantsutrennis. Ja ta tahtis tantsida ühe teise naisega. Nimed läksid sassi. Aga nimed läksid sassi. Hõikas kogemata vale nime. Tuli hoopis mu vanaema, mu tulevane vanaema. Ja nii see läks. Ja siis nemad said 2 last. Ja siis üks nendest lastest sai ka 2 last. Ja üks nendest 2 lapsest olin mina. Ja sa said ka 2 last? Ja siis sain mina 2 last. Ja me lähme tantsu peale. Me lähme pühapeal tantsu peale. Mis siit edasi saab? Stay tuned. Aga igal juhul. Võtad see nimesid sassi ja sul on pulmad tulemas. Ühesõnaga, et sellepärast, Ivo, ma ei saaks kunagi nii mürgiseid sõnu loopida. Ma mäletan, kui ma algkoolist ära läksin. Et võtta, mul oligi 4 aastat ma pidin tantsima rahvatantsu. See oli nagu kohustus. Ja siis ma tundsin meeletut vabanemist, et meid viidi peale siis 4 aastat algkoolist gümnaasiumisse. Ja 5. klassis ma teadsin, et nüüd ma ei pea enam tantsima. Mitte kunagi enam. Nagu kui ma ei taha rahvatantsu tantsida, siis ma ei pea enam mitte kunagi tantsima. Ja siis tuli õppeala juhataja, kellele õudselt meeldis rahvatantsi, kes oli alati tahtnud oma rahvatantsu truppi teha. Tuli meie juurde, ütles, et kuna teie olete tantsuklassis, te peate edasi tantsima. Ja ma nagu veits lost it. Nagu see ei olnud nagu minu jaoks... Sa kaotasid selle? Jah, see ei olnud nagu aktsepteeritav. Ja siis ma ütlesin, et ma ei ole nõus tantsima. Ja siis me vaidlesime natukene aega ja siis ta kuidagi nagu ütles, ta mõtles välja nagu ähvardus, et kuidas nagu mulle ligi saad. Ta ütles, et aga anna oma ema number, ma helistan talle. Et tema kindlasti tahab, et sa tantsiksid. Ja siis ma ütlesin oma ema numbrit, helistage talle. Siis ta ütleb teile, kas ma tahan tantsida. Siis ma läksin ema juurde koju ja ema ütles, et kui sa nagu ei taha tantsida, siis ei taha, ma ei tea, miks peab sundima. Aga ta ei helistanud kunagi. Ja ma ei tantsinud ka enam rahvatantsu kunagi. See oli, selles suhtes, et mõnel lool on õnnelik lõpp. See on kõige hämaram rahvatantsu lugu, mida ma olen elu sees kuulnud. Ja ma olen kuulnud päris hämaraid rahvatantsu lugusid. Aga koori ma läksin, ma põhikoolis või gümnaasiumis täpsemalt läksin. See oli alati huvitav, sest
meil oli ka natukene see teema, et kui sa viisi pidasid, siis sind nagu ütleme, mitte küll otseselt ei sunnitud, aga keelitati minema koori laulma. Ja see oli, ma ei tea, kas see millest see siis oli või mitte, aga poisid ei pidanud väga viisi. Et meie kooli koorid tavaliselt koosnesid nagu 20 tüdrukust ja 3 poisist. Ja kui sa olid üks neist poissidest, kes nagu teoreetiliselt natukene pidas viisi, et siis see oli juba nagu okei. Et lihtsalt vähemalt, et siis on nagu see, et seal see nagu sektsioon, see 3 kamp seal nagu seal tüdrukute kõrval, vähemalt seal on 3, et ei ole nagu 1. Et see on nagu tavaliselt veel imelikum, kui seal on nagu segakoor, kus on 20 tüdrukut ja 1 poiss, mis ka mõnel aastal juhtus meil. Ja mina olin seetõttu sunnitud minema koori laulma, et ma nagu teoreetiliselt natukene pidasin viisi. Mitte paremini kui see Silvi Wrighti järgi tegemine, mida ma siin just tegin, aga sellest piisas tol hetkel, et koori minna. Aga see oli kuidagi see oli siuke tunne, et nagu siin tahetakse, et 20 neiut küsid, tule koori meiega laulma. Et see oli, selles suhtes oli nagu pigem hea tunne, et see oli nagu lähenemine sellise nagu, et mitte nagu ei tuldud kallale, ei öeldud, et ma kukun läbi sellega, vaid pakuti, et ma võin 20 tüdrukuga laulda laval. Sellega mul ei ole traumat, see oli nagu okei. Küll aga minu esimene muusikakooli astumise katse oli väga traumeeriv. Nii, räägime sellest. Ma läksin mu lootus oligi, et ma saaks reede õhtul kuulda rohkem su traumadest ja siis minna selle viimase Tartu Tallibussiga koju. See ongi ju meie saate üks eesmärke. Traumade lahkamine. Mu isa lubas mulle, et kui ma õpin klaverit mängimist, ostab mulle süntesaatori. See oli minu meelest väga hea diil. Nii. Kui sa nagu oma lastele kunagi tahad nagu life goal'e anda. See on üks neist näiteks. Ja siis ma läksin muusikakooli katsetele, seal oli 2 katset, mis tuli teha. Kõigepealt ma pidin klaveri juurde minema ja siis muusikakooli juhendaja vajutas klaveril klahvi, vajutas nagu pinn ja mina pidin siis seda nooti järgi laulma, ma tegin ja siis okei. Tegi veel paar nooti, mis ka ei läinud väga täppi, siis ta kuidagi koputas, et sa tee seda rütmi järgi. Ja seda ma vist ka ei osanud ja siis ta ütles mulle, et sa oled vist natuke liiga vana. Ma olin mingi 9. Et sa oled vist natuke liiga vana, et muusikakooli tulla, et kahjuks ei saa. Ta tahtis äkki komplimenti teha, et sa oled nii suur poiss juba, et... Sa oled nii suur poiss juba, ära sa tule. Et see oli sa peaksid juba naise võtma, mida sa siin muusikakoolis katsetel teed. Mul oli nimi meelest läinud. Naise. Anyway. Jah, see oli see traumeeriv kogemus ja ma ei saanud süntesaatorit. Võt. Okei, väga hea. Võib-olla selles madalpunktis võib-olla lõpetakski. Tundub nagu hea mõte. Mu süda ei luba seda teha. Me peame nagu vähemalt ühe Rõõmsa rahvatantsuloo leida. Ja, tead, mul on üks koorilaululugu. Ja see ei ole traumeeriv. Sind ei traumeeritud. Meie kuulajad ei traumeeru sellest, kui nad seda kuulevad. See on siuke lõbus lugu. See tõstab meid üles. See on ilus lugu. See on ilus lugu. Jaa. Ma olin ühes pulmas, kus abiellusid rahvamuusik ja koorilaulja. No nendel on nagu teisi omadusi ka veel. See kõlab nagu mingi muinasjutu algus. Aga kui neid nagu kirjeldada läbi kultuurilise prisma, siis üks on rahvalaulik ja teine on koorilaulja ja seetõttu ka hästi suur osa nendest külalistest, kes seal olid kas Eesti erinevad rahvamuusikud või siis nagu suur osa Tartu Ülikooli akadeemilisest naiskoorist või siis TalTechi meeskoorist. Kas Räästal siutsus ka suitsupääsukeste perekond? Ma ei kontrollinud. Oleks pidanud. Võib-olla. Alati kontrolli. Aga siis tekkis üks hetk, kus see siis mees, see rahvamuusik oli ettevalmistanud väikese kandleloo oma pulmas, et ta esitab seda niimoodi kingituseks siis külalistele ja oma uuele abikaasale. Imelik. Kas imelik oli ka rahvamuusik või? Ta vist midagi ta oli rohkem mõmina räppar, aga jah, ta nagu...
nagu Peeter Võsa. Ärev. Ja siis ta mängis kandel, hakkas tuljakut mängima. Ja mingi hetk lihtsalt kogu see saal inimesi, kes olid sinna pulma kohale tulnud, tõusis püsti, hakkasid umbes 4-5 häälselt tuljakut laulma. Niimoodi impromptu minu ümber. See oli hästi ilus. Siis ma ei tahtnud ära joosta. Aga keegi ei tantsinud ka tol, see oli lihtsalt laulmine, et sellest oli okei. Laulmine mulle meeldib. Kas me peaksime nüüd lõpetuseks kõik koos tuljakut laulma? Terve vald oli kokku, kihelkond kokku. Ma peaksin kukla taha minema laulma. Ma rohkem ei tea sõnu. Terve vald oli kokku aetud, kihelkond kokku kutsutud ja rohkem ma ei tea sõnu. Külalisi igat sorti. Me saame kamba peale ju need sõnad kokku küll. Külalisi igat sorti. Kuidas? Igat seltsi. Kuidas? Külavanem kaasagagi. Siuksed sõnad ongi ju. Külavanem kaasaga. See on hästi palju silpe. Külavanem kaasagagi. See on nagu veitsige kenka. Külavanem kaasagagi kaasatud. Sain hakkama. Mis edasi tuleb? Nüüd seal tuli mingid... See läheb väga nõmedaks kätte ära. Me praegu teeme. Me peaksime ära lõpetama selle saate. Mina ei saa aru, miks meid laulupeole solistideks ei ole kutsutud. Võib-olla on kutsutud ja ma olen ära öelnud, sellepärast, et ma ei taha minna. Ma olen lihtsalt jälle halvas töös. Olgu. Halva tujuga lõpetakski. Aitäh, et saite sellest halvast tujust osa ja lähete selle halva tundega koju tagasi. Palun vabandust, et te saite sellest halvast tujust osa. Jaa. Enam paremini olekski saanud öelda. Tuleme sisse Eesti poliitikasse. Me loodame teie häältele. Aitäh!